nii, jätkame oma motohobi nii-öelda järjelugudega. Eelmine kord oli meil tööks lehtede koristamine, õppisin väga palju. Seekord jätkame järgmise tööga, kui ma siin juba Lõuna-Eestis tulnud olen, siis ma tahan ikkagi erinevaid asju selgeks saada ja tundma õppida. No ATV-ga sõitmisest on minul väga vähe kogemust. Täna teeme sellist tööd, kus ATV on igati abiks. Nimelt hiigelsuurel krundil on vaja pritsida üle noored männid ja kuused, et kitsed neid ära ei sööks. Ja selline töö jalgsi tehes on ikka väga pikk matkamine. No kui tahad sporti teha, võtad selle pritsi endal selga ja miks mitte veeta pool päeva. Kui on natukene kiirem, siis võiks mingisugust abivahendit kasutada. Ja ATV on selleks suurepärane, sellepärast et ta ei jäta muru peale jälgesi, ta on piisavalt kerge. Tegelikult on ka temaga lõbus tööd teha ja me võtame selle töö ette veel kavalalt. Üks moodus oleks niimoodi, et mul on siin see prits, sõidan ühe puu juurde või siis puude grupi juurde, pritsin ära, lähen järgmise juurde. Me teeme O pealt. Marek on mul kaasas, tema on pritsiga, tema teeb puud üle, mina sõidan puu juurest puu juurde ja saame nii-öelda lõbusalt O pealt selle töö tehtud. Vaatame, kuidas see meil välja kukub. See tööle käis nüüd küll väga lõbusalt, väga vahva moodus sellist tüütud tööd teha, aga ma saan aru, et tegelikult sinu jaoks ei ole see uudis, et seda tööd nii teha. Ei, kindlasti, et siin puid on meil üle 200 siin ja neid tuleb pidevalt või vähemalt paar korda aastas niimoodi pritsida, sest mets on lähedal ja kitsed tulevad einestama muidu. Aga jah, see on, kui jalgsi tehes, siis olen see kõva spordipäev, ATV-ga tehes on see siukene tunnikene 1,5 ja on see park tehtud. Ja tegelikkuses sellise eramaa peal on see ka hea moodus nooremat põlvkonda välja õpetada. Jaa, et mina näiteks teengi, praegust me tegime seda kahekesti ja tavaliselt ma teen ka seda kahekesti, aga ma teen oma tütrega seda koos, et tütar on mul lenksus, kuna selle ATV-ga on kerge sõita ja ta pöörab hästi, siis ta saab sellega ime hästi hakkama ja mina istun taga ja pritsin palju vaja ja sõidame järgmise puu juurde ja nii see töö mänguks muutubki. No see ATV on selline, ütleme, väiksemat sorti mudel, kas see on tegelikult täiesti piisav selleks, et enamus määrdumist sõid ära teha? No seda ilmselt näitavad ka müüginumbrid, et kõige enim ostetud või enim müütud mudel Eestis ongi 500 kuubikuline ja see ongi siukene kodutöödeks kõige sobilikum. Ta jõuab piisavalt vedada. No, ma arvan, et siuke ligi 1000 kilo tõmbejõudu on tal tegelikult metsas olemas ja lükkab lund ja saab igasuguseid töid sellega teha. Ja kui nüüd sellistest lihtsamatest ajatöödest räägime, siis seda erinevat nodi, mida kaasas tassida, tööriistu, rehad, labidad, seda on tegelikult palju ja CF Moto ATV-del on selline kihvt asi nagu CF Connect. Ja nimelt need raamid, mis neil ees ja taga peal on, nendel on selline augusüsteem, kuhu käivad siis sellised nii-öelda kinnitused erinevad külge, erinevad lisavarustused, mille külge saab siis omakorda panna tööriistu. Näiteks praegust paneme siia ette sellised väikesed lisaklambrid ja nende lisaklambrite külge siis omakorda saame panna labida. Et nüüd käib labidast siia külge ja ma ütleks, et see näeb välja nagu sõidaks sõjaväe džiibiga ringi. Aga samamoodi võib siia nüüd siis panna rehad ja muud teeristad. Ja tegelikult sama nii-öelda tagumine pagasiruum, mis siin on, käib kinni täpselt samasuguste nende vidinatega, mis sa võtad siit välja. Teiselt poolt ka. Nii. Ja tõstad selle tagumise pakiruumised maha. Ja nüüd võib selle asemel siia juba panna tegelikult mis iganes siis muid tööriistu, mis iganes muid vidinaid,
et need ühendusaugud on siin kõik võimalik erinevate kohtade peal, ainult fantaasia tee piiriks. Tegelikult, kui ikkagi natukene maad, natuke krunti on, siis igasuguse töö võib-olla kõige suurem taak või keerukus on see, et vahemaad on pikad. Nende jalgsi läbikäimine on ikka parasjagu tüütu, rääkimata sellest, kui seal aiakäru ka lükkama pead, et ega mina ise ka kõige väiksema krundi peal just ei ela ja selline 25-50 meetrit edasi-tagasi väikse asja pärast käia on parasjagu tüütu. Täna nägime, kuivõrd lihtne on sellist lihtsat tööd samamoodi teha ATV abil ja tegelikult seda, mis töid krundil saab ATV abil ära teha, see on tõesti fantaasia, on ainult piiriks. Paljud nendest on koos lisavarustusega, palju töid on ainuüksi lihtsalt jalavaeva vähendamiseks ATV-ga mugav teha. Aga siinkohal me tänase motohobi loo lõpetame. Järgmine saade juba järgmine ülesanne, nii et olge meiega järgmine kord.